Raha. See tundub olevat lihtsalt tööriist, midagi, millega maksta, säästa või investeerida. Aga raha ei ole kunagi ainult raha. See on tegelikult peegel. Ja kui sa vaatad, kuhu su raha igakuiselt läheb, mida sa ostad, kuhu sa investeerid, siis sa näed mitte ainult oma kulutusi, vaid ka enda uskumusi, harjumusi ja väärtusi. Ja täna me räägime hoopis teisest vaatenurgast, mitte sellest, kuidas raha teenida või kuhu investeerida, vaid mida raha räägib sinu enda kohta. Sest kui sa seda mõistad, siis muutub kogu su rahaline teekond teadlikumaks, rahulikumaks ja palju nauditavamaks. Mina olen Vallo Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Kui need teemad sind kõnetavad, siis vajuta subscribe, et sa järgmisi teemasid maha ei magaks. Kui sul oleks täna piiramatu sissetulek, mida sa teeksid teisiti? Kas ostaksid rohkem asju, mida oled seni edasi lükanud? Võib-olla võtaksid aja maha hoopis, puhkaksid, reisiksid või lihtsalt oleksid natuke rohkem iseenda jaoks olemas. Võib-olla hakkaksid rohkem andma, aitaksid lähedasi, võib-olla toetaksid mõnda head algatust või teedaksid mõne oma unistuse, mida sa pole varem isegi sööndanud välja öelda. Aga võib-olla juhtuks hoopis see, et sa ei teakski, mida sa tahad. Raha oleks küll rohkem, aga su sees oleks ikkagi selline ebakindlus ja teadmatus. Raha ei too ainult esile meie unistusi, vaid raha toob välja ka selle, mida me enda sees varjame. Sageli võib-olla mitte teadlikult, aga ikka ja jälle tuleb see pinnale. See on hirm vaesuse ees, et ühel hetkel võib kõik kaduda. Hirm, et me pole piisavad, et midagi sellist üldse omada. Hirm, et äkki me ei väärigi paremat. Või see kummaline alateadlik kartus, et kui raha tuleb, siis äkki see kaob kohe ära, nagu poleks see päris meie jaoks mõeldud. See ongi rahaga seotud paradoks, et me arvame, et raha lahendab kõik, aga tegelikult toob ta lihtsalt nähtavale selle, mis on juba meie sees. Vaata korraks tagasi näiteks oma lapsepõlve. Sinna, kus sa esimest korda nägid, kuidas täiskasvanud rahaga ümber käisid. Milline oli see õhkkond siis, kui räägiti rahast? Kas üldse räägiti rahast? Ja mõtle nendele lausetele, mida sa lapsena tihti kuulsid. Meil ei ole selleks raha ei kasva puu otsas, raha tuleb kõvasti tööd tehes, rikkad inimesed on isekad või hoopis rahast ei räägita. Need laused võisid tunduda tol hetkel lihtsalt selline täiskasvanud jutt, midagi, mis käis lihtsalt elu juurde. Aga ajapikku muutusid nad selleks, mida sa sisimas ise uskuma hakkasid. Ja uskumused muutusid mustriteks. Mustriteks, mida sa võib-olla isegi ei märka, aga mis juhivad su rahaga seotud otsuseid ka täna täiskasvanuna. Kui sind kasvatati keskkonnas, kus raha oli alati napilt, võis sulle jääda tunne, et raha on midagi, mida peab pidevalt kartma kaotada. Kui sa nägid, kuidas raha tuli ainult raskest füüsilist tööd tehes, võis sul tekkida alateadlik veendumus, et raha tulebki ainult raske tööga. Ja iga vähegi lihtsam viis tundub sulle petmisena. Ja kui keegi peres nimetas rikkaid ahneteks, siis võib-olla usud sa tänaseni, et liigne raha teeb ka sind halvemaks inimeseks. Ja mis siis juhtub? Sa võid isegi mitte teadlikult saboteerida iseenda rahalist edu. Sa võid alateadlikult vältida võimalusi, lükata investeerimist edasi, kulutada ära selle, mida võiks koguda, sest sügaval sees on selline tunne, et liiga hästi tegelikult ei tohiks mul minna. Või sa siis pingutad hoopis topelt, mitte sellepärast, et sa naudiksid tööd, või sellepärast, et sa lihtsalt ei usu, et raha võiks tulla ka nutikalt, kergemalt ja süsteemselt. Need uskumused, mida sa võib-olla pole kunagi endale sõnastanud, on justkui alateadlik programm, mis ütleb, et sa pead rohkem pingutama või sul ei ole lubatud rohkem tahta. Aga hea uudis on see, et kui sa suudad neid mustreid märgata, saad sa neid ka muuta. Sest uskumused ei ole kivisse raiutud. Need on lood, mida me oleme harjunud uskuma ja mida me võime teadlikult ümber kirjutada. Kui sa suudad endalt küsida, kas see uskumus aitab mind või see piirab mind, siis sa teed esimese sammu rahalise vabaduse suunas, mis ei põhine ainult arvudel, vaid ka eneseteadlikkusel. Raha räägib ka tegelikult sinu väärtustest. Kas sa kulutad rohkem kogemustele või sa kulutad asjadele? Kas sa näiteks annetad teistele? Kas sa investeerid ainult iseendasse või ka teistesse? Vaata näiteks oma viimase kuu kulusid ja küsi endalt, kas see, kuidas ma raha kasutan, on kooskõlas sellega, mida ma enda kohta usun? Kas ma rahastan elu, mida ma tegelikult tahan? Või lihtsalt lappan läbi hetke emotsioonide? Siit tuleb üks lihtne harjutus. Võta endale paber, jaga see 2 ja ühel poole kirjuta, mida ma usun raha kohta. Ja teisel poole, mida ma tahaksin, et raha mulle võimaldaks.
ja nüüd võrdle neid. Kas nad lähevad kokku või on seal vastuolu? Kui sa tahad rahalist vabadust, aga usud, et see on kättesaamatu, siis see sisemine konflikt hoiabki sind tegelikult paigal. Eneseteadlikkus on finantsvabaduse selline vundament ja raha ei muuda meid, vaid raha suurendab seda, mis juba on olemas. Kui sa oled helde, siis raha teeb sind heldemaks. Kui sa oled hirmunud, siis raha teeb su veel ärevamaks. Kui sa oled teadlik, siis raha muutub su tööriistaks, mitte sinu valitsejaks. Ja just sellepärast peaks iga investeerimisteekond algama mitte ainult kontode avamisest, vaid iseendasse vaatamisest. Mida ma usun, mida ma tahan, mida ma üldse väärtustan. Ja kui sul on see selge, siis igal säästul, igal investeeringul, igal kulutusel on mingisugune tähendus. Kui see video pani sind korraks peatuma ja mõtlema, siis see on juba väärtuslikum kui ükskõik milline aktsiasoovitus. Raha on tööriist, aga sina oled see, kes otsustab, milleks seda kasutada. Kui sa tahad veel videosid, kus räägime rahast ausalt, kogemustele tuginevalt ja lihtsalt, siis vajuta subscribe ja kohtume juba järgmises osas.